Meil on eelmise aasta kevadest saati laud puhastamata, aga loomad ei olnudki veel päris lae all. Üks vaheuks oli küll juba nii, et väga hästi lahti ei tahtnud tulla. Enam ei tohi nii pikalt puhastamata jätta, sest pärast ühe korraga sellist kogust teha on füüsiliselt paras katsumus. Seekord kulus lausa 2 päeva, et laud tühjaks saada ja lauda ees tegemisele kulub ilmselt veel 1 päev. Meil on ainult 2 kitse, aga nad annavad iga päev nii palju piima, et meie pere seda kõike ära tarbida ei jõua. Juustutegu on hetkel igapäevane ja tegelikult on hea, kui praegu saab kapid juustu täis, sest talvel enam nii palju piima ei tule. Mul ei ole mingeid peeneid juustupressi ega vorme. Teen juustu kodus leiduvate kopsikutega ja olen leidnud viisi, et plastikust vorme kasutama ei peaks. Tulevikus sooviksin endale keraamilisi juustuvorme.
Meil on vana maasikasort Polka. Sellel sordil ei ole imeliselt suuri poevälimusega marju, aga selle eest on marjad väga maitsekad ja magusad. Niitsin eelmisel aastal oma vanad maasikataimed maha ja ei uskunud, et see aasta saaki saan. Aga hoolimata igapäevastest vihmadest on maasikaid hoolega. Saan sügavkülma ilusti talvevarusid täis ja jätkub ka kuumadel ilmadel maasika joogi jaoks. Otsin alati selliseid juusturetsepte, mis on vanad ja algupärased. Ma ei kasuta laboris kasvatatud laapi. Kalgendan juustu alati loomse laabiga, mitte mikrobioloogilisega, millega enamus poejuuste tehtud on. Juustu soolamisel ja säilitamisel kasutan puhast Himalaja soola. Isegi head soola on juba keeruline poest leida, sest tänapäeval sisaldab ka sool juba lisaaineid. Fetajuust on lihtne teha, selle valmistamiseks on vaja ainult piima, laapi ja soola. Juust on valmis söömiseks juba samal päeval ja säilib 10% soolvees külmas lausa mitu nädalat. Korjan alati hästi palju erinevaid teematerjale talveks. Mulle meeldib teha erinevaid teesegusid. Enamasti panen isegi ligi 10 erinevat ravimtaime ühe teesegu sisse. Pärnaõie tee on nii hea maitsega, et seda teen tihti ka täitsa eraldi. Aga pärnaõis sobib ka hästi segude sisse. Lisaks väga meeldivale maitsele on pärnaõie teel ka väga palju kasulikke ja tervendavaid omadusi. Meie köögiremont kestab juba kevadest saadik. Suvel on nii palju õue tegemisi, et ei ole aega majas sees küll midagi teha. Kuna prügikasti ja gaasipallooni on ikkagi kole vaadata, siis üritasin leida selle aja ja valmis õmmelda kardinad valamukapile.
Meil on hetkel piima ja tänu sellele ka juustu uhkelt käes. Püüan leida erinevaid viise, kuidas juustu toitude juures ära kasutada. Õnneks on alati võimalus teha teistsuguseid juuste, kui ühest variandist ära tüdineme. Tänapäeval ei ole enam ühtegi vabandust, kui midagi teha ei oska. Alati on võimalus internetist õppida. Seega on vaja ainult mõelda, millist juustu tahaksime ja saabki kohe katsetamisega peale hakata. Fetajuust sobib väga hästi erinevate värskete salatite sisse ja sobib ka imeliselt värske kartuli kõrvale.